õpetajate päev. Õigus. Aga räägi mulle, mis päev see selline on? No, see on päev, millal õpetajad saavad puhata ja annavad oma töökohustused üle õpilastele. Sellel päeval näitab oma tänulikkust kõikidele õpetajatele nende raske töö ja vaeva eest, sest ilma nendeta ei toimiks ühiskond ju üldse. Pingele vastu peame. See aasta on meie koolipere kõvasti kasvanud. Juurde on tulnud palju sportlikke ja huvitavaid inimesi. Ma usun küll, et peame. Aga anname nüüd sõna meie kooli direktrissile ja kuulame, mida tema sellest kõigest arvab. Tere austatud õpetajad, 13. klass ja kõik teised saalis viibijad. Mina olen täna Vinnipajussi gümnaasiumi direktor Gerda Väli. Tänase tähtsa päeva puhul olen teile ette valmistanud väikese slaidesitluse. Oleme koolijuhtkonnaga juba pikalt mõelnud, et koostaks meie koolile täiesti lollikindla ja vettpidav arengukava järgmiseks 10 aastaks. Alustuseks soovin mainida, et see aasta õpib meie koolis 461 õpilast. Ma arvan, et see väärib aplausi. Küll aga leidsime kooli juhtkonnaga, et seda on vähe ning aastal 2032 võiks meie kool mahutada 1999 õpilast. Ühesõnaga hakkavad klassiruumid välja nägema sellised. Kavas on ka väikesed muudatused. Kindlasti tekkis teil küsimus, kuhu me need 1999 õpilast ära mahutame. Nimelt olen viimased 2 kuud teinud tihedat koostööd Ikla piiripunkti ääres asuva ehitusfirmaga Allkorrus 1000, kes on nõus aastaks 2032 ehitama kooli sööklakorrusele maa-alused klassid. Detailplaneering on tehtud ning töö peaks algama juba 1. jaanuaril 2023. Kohe varsti on algamas ka valimised, millega käivad kaasa valimiskampaaniad. Sellest tulenevalt algatame ka meie oma koolisisese kampaania, mille loosung on prindime poole vähem. Kuna meil on majas niikuinii paberiga probleemid, siis alates esmaspäevast on koolis ainult üks printer, mis asub meie õppejuhi Andres Tamme kabinetis. Otse loomulikult hakkab kehtima ka paberilimiit, mis tähendab, et ühes päevas saab printida vaid teatud koguse materjale. Seega võib öelda, kes ees, ülejäänud vaadake ise, kuidas hakkama saate. Samuti on kavas uuendada meie õpilaspiletit. Uuest aastast tulevad kasutusele täiesti uued õpilaspiletid. Põhjuseks on see, et me muudame õpilaspileti süsteemi tellimispõhiseks. See tähendab, et iga kuu laekub vanemate pangakontot kooli arvele 5 eurot ning see aktiveerib õpilaspileti, et ta saaks seda kuu aega kasutada. Mõtlesime õpilaspiletile 6 nime välja, milleks võiks olla Kallaste kroon. Koos õpilaspiletitega väiksed tehnilised probleemid. Nii. Koos kooli õpilaspiletitega otsustasime ka kohustuslikuks seada koolivormi. Kuna näha, et õpilased eelistavad koolis käia brändivilletega, siis oleme alustanud koostööd suuremate firmadega, nagu Tommy Hilfiger ja Nike. Ainukene probleem seisneb selles, et kui osta tavaline kooli logoga särk, mis maksaks 30 eurot, siis Tommy Hilfigeri logoga särk maksaks 130 eurot. Aga kõik teenitud raha läheb kooli arvesse, et pole hullu.
tuleb välja uus õppekava, mis on alati hullem kui eelmine. Seega koolijuhtkonnaga otsustasime, et loome Viini-Pajusti gümnaasiumile eraldi õppekava. Kuna kõik meie õpilased on sügavalt kiindunud matemaatikasse, siis võtsime koolijuhtkonnaga vastu otsuse, et gümnaasiumis hakatakse õpetama vaid 3 ainet, milleks on eesti keel, inglise keel ja matemaatika. Siin on lihtsustatud versioon sellest, milline hakkab meie kooli tunniplaan välja tegema. See siin on näiteks 12. klassi tunniplaan, mis hakkab kehtima järgmisest õppeaastast. Nagu näete, oleme mahutanud ühe eesti keele, ühe inglise keele tunni. Muidugi oleme hoidnud seda numbrit üsna madalana, kuna suur tõenäosus on, et õpilased teevad nende tunde ka matemaatikat. See oli kiire ülevaade sellest, mida meil on kavas muuta ning millised on meie ideed. Ma soovin tänada kõiki, kes olid valmis kaasa kuulama ja mõtlema. Tänan kuulamast! Soovime tänada 13. klassi omakordsesse 13. klassi õpilane Andrus Heimberg. Marek Vedel. Vahkal. Anneli Asesalu. Eli Kusk. Silva Tõrg. Tiit Transtor. Tiina Toms. Airi Toiger. Sten Tammi. Margaret Sepping. Siiri Seljamaa. Jane Rätsel. Tiit Räppo. Ulli Remberg. Sirli Feimel. Sirje Püss. Manuel. Mart Pitsner. Katrin Pall. Eneli Olev. Kirli Ots.
Maie Nõmmik. Nõmmik. Margarita Leo. Rein Leiter. Triinu Kunberg. Tuule Koppel. Reet Kiilsepuu. Henrik Kallaste. Jan-Erik Jõgiste. on kokku pannud ühe väikse video, mis tutvustab meie igapäevast eluolu Vinni Pajuste gümnaasiumis. See video tekitab teist kindlasti äratundmisrõõmu, nii et nautige. Tähelepanu, tegemist on naljaga. Enne video vaatamist palun leidke üles oma naljasoon. Kaebuste tekki korral pöörduge palun oma huumoritaju või naljameele poole. Kena vaatamist! Kas sina otsid kooli, kuhu õppima tulla? Ära muretse!
meil on sulle lahendus. Tule Vinni Pajusti gümnaasiumisse. Mõeldes just sulle, oleme kokku pannud lühikese tutvustava video meie kooli kohta. Meie kooli hirmu äratav maskoti kuju peletab ära õpilasi, et õpetajate palk vastaks nende töökoormusele. Auto! Ründada, ründa, ründada, ründa, ründada, ründa, ründa. Ehk siis see. No seal on minu parkimiskoha ära! Olen velts, mul nina all on punts, mul kollane mobiil, ma pissun. Võtame sulle auto siis siia. Nojah, mis meil muud üle jääb? PPG parkimiskohtade vähemus soodustab jalakäimist. Füüsikaanus sama. Mis sa? Ei oota midagi. Väga alles vabandust. Nagu te näete, siis on meie koolis uutel õpilastel väga lihtne orienteeruda. Jälle külm vesi. Õigus, soe vesi tuleb meil ainult sööklast. Meie kool teeb kunstivoolu alati kaasas. Auga Texasi küll koolimaja kanda ei saa, aga auga uks on meil olemas. Ja selliseid ukseid on meil osa mitu koolimaja peale. Igaüks teab, tark olla hea, rumalas keegi ju lugu Tarkust on meie koolis nii palju, et seda pritsib igas paust välja. Meie seep võitleb nii kõvasti, et isegi koroona ei julge lähedale tulla. Jälle mingit ei tule. Õigus, meil on terve kooli peal õõgi vaba. Aga sina ära vaidle, sina tunnista ausalt, et mina olen
kust kohast sa parem? Muidugi olen. Tünn pipart sulle keelele niisuguse jutu eest. Kui ma ükskord ketast heitsin, oli sel nii võimas hoog, et ta alles öösel leidsin. Leisis kuu peal võllaroog. Mina viskasin kord oda, mida otsin siiani. Olla Lätis nähtud toda, oli lennal viiani. On õhus maa peal ees. Meie kui õpilased on nii tugevad, et jõusaid ei pea enam sellele jõule vastu. Olgu õhus maa peal ees. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle. Nali naljaks, aga tegelikult on meie koolis väga head ning abivalmid õpetajad. Lisaks on meie riigieksamite tulemused keskmisest kõrgemad. Run. Meie õpetaja koolis kõige parem oli, kõige parem oli, kõige parem oli. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, imerohu viiks. Kuid võin öelda, et olen mitmeid kordi nendest olukordadest avastanud. Ma täiesti nõustun sinuga, Helen, aga just sellised asjad on need, mis teevad meie kooli eriliseks. Aga nüüd on aeg meie päevakangelastel püsti tõusta ja lavale astuda. Nagu iga teine kooliüritus ei saa ka see aktus mööduda ilma lauluta. Tänaseks päevaks on juba pikalt harjutatud ja oma esitus täiuslikkuseni lepitud. Teile esineb Vinni Põhjuste gümnaasiumi 13. klassi segakoor. Oh,
oli väga suurepärane. Enne lõppu anname veel sõna meie kooli endisele direktorile Henri Kallastele. Aga lugupeetud koolidirektor, õppejõud, õpetajad, 13. klassi nimel täname teid selle vahva ja suurenda päeva eest. Kõiki maitseõpetaja ametid, meie lihtsalt klassi, ootame teid tahtavalt. Ja teine pool on siis teile, et ei oleks nii mõtled, et see oleb ka see, ja meil tuleb selle tulegi. Meie nautisime oma uusi töökohustusi väga ja loodame, et õpetajad nautisid oma päeva, said korralikult puhata ja said ka sellest ilusa mälestuse. Selle ilusa lausega on meie aktus lõppenud ja meie poolt teile kaunist päeva jätku. Aga enne kui me kõik välja tormame, anname teed meie 13. klassile.